tahtsin rääkida ühest Mäti videost, mida ma eile vaatasin. Ja kus ta rääkis, see oli siuke video, mida polnudki enne näinud, kusjuures uskumatul kombel. Et ta rääkis sellest, et me tihti kipume nagu arutlema selle üle, et miks me satume teatud olukordadesse ja siis süüdistama ennast selles. Aga et tegelikult tema siis filosoofiast lähtuvalt asjad juhtuvad nii, nagu need juhtuvad ja see ei sõltu eriti ausalt öeldes sellest, mida meie nagu kavatseme, sest et kõik, mis juhtub, pidigi juhtuma, on ju. Aga et milles meie vaba tahe nagu väljendub selles, et millise põhjenduse me nendele sündmustele oskame anda. Ja paraku inimesed kipuvad siis tihti põhjendama sündmuseid nagu ohvri seisukohalt. Eriti sellised sündmused, mis on nagu olukorrad, mis kipuvad korduma, et kogu aeg sinuga juhtub üks ja sama asi. Ja siis sa mõtled, et mida ma olen teinud, et ma selle ära olen teeninud või mida ma kogu aeg valesti teen või minuga juhtuvad need asjad, sest et mul on, ma ei tea, mingi halb karma või ma olen lihtsalt loll ja laisk ja halb inimene, on ju. Et siis, et senikaua, kuni sa annad olukordadele selliseid põhjendusi, senikaua need olukorrad korduvadki kogu aeg. Et senikaua siis korduvad, kuni sa õpid andma nendele olukordadele mingisuguseid teisi põhjendusi. Ja midagi positiivset siis, eks ole. Et kuna kõik pidigi ju niimoodi minema, on ju, siis järelikult see on hea. Ja on vaja leida mingi põhjendusi. See võib sõltub täitsa inimese fantaasiast, on ju. See võib olla lihtsalt see, et see oli hea selleks, et ma ei tea, õppida midagi või et sa lepidki sellega, et sa oled selline inimene, kellega kes nagu viimistleb ämbrisse astumise kunsti, on ju, et iga korraga järjest täiuslikumalt astud ämbrisse sellesse samasse, kuhu sa kogu aeg oled astunud. Aga siis see, mis Mätt tõi ise välja, lähtub siis tema sellest põhimõttest, et mis on üldse inimese nagu roll maailmas, ongi anda Jumalale siis, see ei ole selline isikustatud Jumal, on ju, aga ütleme jumalikule mingisugusele teadvusele või energiale, anda võimalus kogeda, et mis tunne on olla inimene või inimese kaudu nagu kogeda maailma. Ja sellepärast kõik, mis juhtub, on väga hea, sest see annab Jumalale siis nagu unikaalse võimaluse kogeda mingisuguseid emotsioone, sündmuseid, täpselt nagu sinu unikaalse perspektiivi lähtuvalt. Ja et siis kõige parem põhjendus igasugustele olukordadele ongi see, et see pidi juhtuma selleks, et Jumal saaks kogeda seda ämbrisse astumise tunnet. Kusjuures samal ajal, kui ma seda asja räägin, olin ma unustanud, ma panin friikartulid ahju ja et taaskord tabas mind, olin ma selles olukorras, kus ma oleks peaaegu ära unustanud, aga õnneks mul on oma selle koeraga kujunenud selline huvitav suhe, et ta hakkab nagu nihelema, isegi enne kui kõrbema midagi läheb juba, ta hakkab nihelema ja siis tema nihelemine kuidagi meenutab mulle, et äkki mul jäi midagi kuskile. Ühesõnaga, see olukord on nüüd praegu päästetud ja ma sain jätkata oma lauset sealt maalt, et ma siis hakkasin ka mõtlema, et mis on minu elus sellised olukorrad, kuhu ma nagu satun kogu aeg nagu uuesti. Ja olen mõelnud, et ma teen ilmselt midagi valesti, et ma kogu aeg selles samas olukorras olen, on ju. Ja mis see küll võiks olla, mida ma valesti teen. Ja see üks selline näide, mis mulle kohe tuli pähe, on see, et mul on kalduvus nagu armuda kättesaamatutesse inimestesse. Ja ma olen mõelnud, eks ole, et see on nagu halb, aga kui nüüd hakata mõtlema, et see on tegelikult, ma annan sellele jumalikkusele võimaluse minu kaudu siis kogeda seda tunnet, mis tunne on nagu täie rauaga või kogu pühendumisega armastada kedagi ühepoolselt, et selle tunde
saab minu käest kätte küll jumalikkus, kui tal on see plaan nagu tunda seda tunnet, siis minu käest ta saab selle kõige ehedamalt kombel kätte. Ja mul on väga hea meel, et ma saan talle pakkuda seda võimalust tunda seda tunnet ja et selline mõttekäik on minu arust hästi ilus ja armas ja kui niimoodi suhtuda, siis ongi ju kõik asjad hästi, kõik ongi hästi maailmas. Ja noh, hästi ongi, see nädal on mul ka olnud kõik väga hästi läinud jätkuvalt. Ja jälle hästi palju toredaid sündmusi on olnud. Eile käisin Tartus draamastuudio õpilastega ERMis esinemas siukses saalis, mis oli ikka täiesti professionaalne valgus ja valgustaja ja heli ja kõik nagu oli super äge, et väga võimas kogemus. Noh, jälle üks suurepärane näide, miks mul on hea töö, on ju. Ja reedel oli mul võimalus tööd tegin, on ju. Terve päev istusin kontserdil, tegin pilti. Sain proovida siis, mul just meeldib proovida siis kuulata. Nii et jah, kõik on väga hästi. Kohtumised.